viimane 5. veerandfinaalsõit. Karl-Johan Westberg, eelsõidu 28. mees. Siis eelsõidu 23. prantslane Damien Tarantola. Ja Stadloberi sõidulegi elasime kaasa, ta jäi siis eelsõidus alla nii Laasikule kui Jaamale ja Louis Stadlober on saanud siis 18. ajaga edasi. Ja siis 4. Vene mees 30 parema hulgas on Dmitri Golub, 13. eelsõidu aeg. Ja siis rootslane Simon Persson ja Sergei Ustjugov, eelsõidu 3. aeg. Muidugi on siis vaid 1,48 poolteist sekundit taga Fosslist ja siis Simon Persson Rootsist. Ustjugov, Persson, Golub, Stadlober, Tarantola ja Westberg. Viimane veerandfinaalsõit. Start on antud. Ustjugov teeb väga võimsaid liigutusi, aga ega Persson ei jää ka mitte grammi talle alla ja nii tulevad nad siis ka ees tõusu peale. Ja siis Westberg kolmanda, need mõlemad rootslased on hiilgava stardi teinud, eeskätt muidugi Westberg, kes siis suhteliselt ebasoodsalt positsioonilt on tõusule võidelnud end juba teiseks vaatavalt. Jah, kõrvuti tulevad 2 rootslast praegu, aga Ustjugov ees. Näis, kuidas Ustjugov siis nüüd siin sprindis vastu peab, sest kui vaatasin tema 10 kilomeetri sõitu, kus ta lõpuks sai 14. koha, siis alguses tuli tõesti mees ka väga vägevalt ja siin esimesel tõusul vaatasime, et tegu on nüüd täiesti ikkagi eriklassist mehega ja kas siin üks mees on, kes üritab ikkagi paarist tõugetega lõpuni tulla ja see on siis Dmitri Golub, number 13. Kas see number 13 ehk eelsõidu 13. aeg siin siis mehele õnnelik või õnnetu, aga igatahes praegu on ta 5. kohal laskumisel, kui tullakse siin. Aga see oluline pikk tõus on veel ees, näis, mida ta seal siis suudab teha, kui ees Ustjugov ja kasvatab edu, aga muidugi milliste paaristõugetega need mehed nüüd sõidavad. Ustjugov kõigepealt ees, vend lendab rajakoha peal siin ka ja täpselt samamoodi roostased ka 2 tükki kohe tema järel Persson ja Westberg. Nii, aga nüüd siis tõus ja seal vääratas Glebov. See oli hästi halb, seal läks tempot kaduma, oleks saanud hoogu veel kasutada ja mees üritab tõesti visalt paaristõugetega üles lõpuni minna. No kas see sellel rajal täna niisuguse mehe jaoks võit on sügavalt kahtleb. Aga sellest hoolimata suudab ta paaristõugetega praegu prantslasest mööda minna. Läheb ettepoole, näete siin, kuidas Golub väga vägevalt üritab ikka paaristõugetega võidelda, hüpetega lausa ja nüüd edasi peaks siis olema juba nüüd tema trump, kui ta lõpuks saaks päästvale laskumisele. Jah, Ustjugov on ees. Golub juba tõus või siin laskumise alguses esimeste meetritega on murdnud end 3. välja ja sai mööda siis Westbergist. Prantslane Tarantola tuleb samuti ettepoole, aga Golub on ikka praegu päris kaugel. Päris kaugel veel, näete, nüüd alles jõudis ta pilti. Usk on selgelt, kui ees praegu Ustjugovil, eks nüüd ajaga siis näeb, aga muidugi Golub tuleb kui tõeline lind välja seal praegu, lausa lendab finiši sirge alguses ja sealt ta siis tuleb ja tundub, et see Persson võib talle isegi veel jalgu jääda. No Ustjugov muidugi tuleb ees rahulikult ja Golubi lõpp on võimas. Libeda suuse Perssonile, no Persson nüüd vahetab rada loomulikult nii, et ta tuleks ka ja eespool Perssonist kiire sõit